tere! Siin õpetuses ma tahaks õpetada teile, kes soovivad teada saada, kuidas teha ekraanist filmi. Ja selle jaoks on vaja ühte vabavaralist programmi, Free Screen Recorder. Selle saab veebilehelt. Kirjutada Google'i otsingusse Screen Recorder ja Google'i otsing pakub ise juba võimalust Screen Recorder Windows 7. Mina valisin selle ja vähe otsimist, natuke uurimist siin. Muidugi neid ekraani salvestajaid on erinevaid ja enamiku neist on muidugi vabavaralised. Tähendab ikka mitte vabavaralised, aga kas prooviversiooniga või siis tasulised. Mina tahtsin endale leida vabavaralise täiesti ja et ma ei peaks ka midagi maksma. Leidsin sellise asja nagu Free Screen Recorder, kelle on välja andnud BB Software UK. Läksin sinna lehele ja siin on täiesti võimalus, esimene võimalus download ehk siis lae alla vabakasutuseks igavesti. Laadisin selle alla, installisin ja tuli. Installimine käib ikka sellises käigus nagu Windowsil ikka on. Ja seal on võimalik valida kas Express install või seadistatud install. Seal on muidugi installi käigus, siis mina võtsin oma seadistustega, mille juures ta pakkus Express installiga AVG mingeid toolbarid ja muusika jura juurde. Mina jätsin need välja, installisin ära ja tuligi ekraan selline ette, nagu ta praegu on. Seejärel, kui on see installitud, ekraan ees, tuleb hakata seadistama seda. Ja esimene asi, mis seadistamisel peamised valikud. Ehk siis piirkond on normaalne piirkond, ma seda ei proovinudki üldse. Fikseeritud piirkond ekraanil, normaalne piirkond ekraanil, fikseeritud ja täisekraan. Mina valisin täisekraani ja järgmisena on valikutest minimeeri programm salvestamise alguses. Valisin selle ja praegu jookseb mul see programm minimeerituna siia alla ribale. Ma jätan praegu selle valiku välja. Vaikimisi on valikutest võimalik pandud ka mängi AVI fail pärast salvestamist, mis on muidugi märgituna. No ma võtan praegu näiteks selle välja. Pärast tuleb eraldi videomängijaga, ehk siis mina kasutan VLC playerit. Saab eraldi käima panna videoplayeriga. Ja siin on valikud kõik. Järgmisena tuleb valida videovalikud. Vaikimisi pakkus Windows 7 programm või operatsioonisüsteem, siis ma ei tea, kas ta on siis vaikimisi peale pandud või kuidas. Igatahes programm leidis, et temal on Microsoft Video 1 videopakkija. Siin on muidugi teisi kodekeid veel, mina neid ei katsetanud, sellepärast et polnud vajadust. Sellega salvestas täitsa hästi. Ja järgmisena video kvaliteet. Video kvaliteet on vaikimisi 70%, saab ka liigutada selle 100% peale. Mina jätsin ta 70 peale. Siit edasi minnes tuleb
kaadrisagedused. Maksimaalne kaadrisagedus, noh, siin on näha muidugi jah, ma ei tea, mina panin maksimaalse peale, täiesti rahuldav pilt. noh, videofaili 200 kaadrit sekundis, noh, selle võib panna siis 30 kaadrit sekundis näiteks. minul on ta muidugi pandud maksimaalse peale, aga videot annab alati kokku pakkida, et saada väiksem fail. Algselt ta muidugi tuleb päris suur, et 15 minutit videot tuli kuskil üle 200 megabaidi. Ja selle asjaga on valikud kõik. nii, ja järgmine on audio valikud. Et heli saada, tuleb märkida heli, salvestamine, ja vaikimisi on tal sisendseade pandud, noh, mis ükskõik, peale mikrofoni. mina valisin siin mikrofoni ja järgmine on salvestusformaat. Salvestusformaadiks panin mina 44 kHz helisagedus monohelina, kuna mul stereomikrofoni ei ole, panin monohelina ja 16-bitine. see on täiesti rahuldav heli kvaliteet monomikrofoni jaoks. ja põhimõtteliselt ei olegi rohkem vaja valida midagi siit, valisin OK ja oligi tehtud see valik. Edasi tuleb kursori valik. Kursor on võimalus, kas siis vaikimisi on praegu pandud tal näita kursorit, tegelikku, millega ma siin ise praegu toimetan, või siis peida kursor. Peidab kursori ära, noh, ega see ei anna midagi suurt. aga, ja siis tõsta esile kursor. ja sellega on võimalik siis valida, kas see kollase ringina, nagu tihtipeale on näha olnud. ja siin on veel võimalik erinevate nagu kujutistega näidata kursori asukohta. ei pidanud seda valikut vajalikuks, võtsin selle maha ja salvestasin need valikud. sellega on valikud tehtud ja võib hakata videot salvestama. ja polegi midagi muud, kui punase salvestusnupule vajutada ja video hakkab jooksma. nüüd ongi siin näitab ta andmeid, minul on ta siin automaatselt minimeeris ära, aga siin, et näidata, siis ongi valikud. suurus, kuna mul ekraan on 17-tolline ekraan, annab eraldusvõimeks 1024 x 768 pikslit, paikimisi jäänud täis ekraani peal. tegelik praegusel juhul on tegelik kaadrisagedus 12,7 kaadrit sekundis. videokodek on Microsoft Video ja värvide eraldus on 32 bitti. ja ongi nagu sellega kõik. nüüd, kui on video tehtud, tuleb lihtsalt vajutada stop nupu peale ja pakutakse järgmisena valikut, kuhu salvestada video. noh, minul on siin eelnevalt juba seadistatud, töölauale panen, hea võtta lähedal kohe, ei ole vaja hakata kaustades sorama. ja ongi, siia kirjutab videofaili, automaatselt annab ta võimaluse AVI formaati see pakkida ja polegi rohkem midagi muud, kui need valikud on tehtud, tuleb salvestada. järgmisena pakib ta selle video ära ja ongi sellega video tehtud. nüüd järelvaatamiseks tuleb lihtsalt
panna see video käima ja hakkabki video tööle sedasi. Ja polegi nüüd midagi rohkemat kui lihtsalt see video kuskile ülesse panna. Ja sellega ongi kogu imelugu tasuta saadaval. Võimalik teha ükskõik siis millest oma ekraanil videot ja pärast see siis kuskile internetti üles laadida, kel soovi on. Aga sellega on siis kõik minu poolt ja ega midagi, kena proovimist ja peatse kohtumiseni.